Tere! Toora teise raamatu nimeks on Šmot, nimed, mis esmapilgul tuleb peatüki esimesest salmist ja need on Iisraeli poegade nimed, kes olid Egiptusesse tulnud. Kuid kuna terve raamatu nimeks on Šmot, oleme sunnitud tegema järelduse, et antud nimi väljendab kogu raamatu ja mitte ainult selle esimese peatüki sisu. Esimeses peatükis loendatakse Iisraeli poegade nimed, kes tulid Egiptusesse. Selle kohta on olemas tuntud küsimus. Iisraeli poegi on juba loendatud palju täpsemal kujul peatükis Vaigash. Milleks peab neid uuesti loendama peatükis Šmot? Ka peatükis Vaigash tekib küsimus. Jaakobi poegi on juba mainitud peatükkides Vaitse ja Vaishlach. Oleks piisanud, kui peatükis Vaigash oleks lühidalt mainitud, et Jaakob ja tema pojad tulid Egiptusesse, kuna on juba teada, kes need on. Kuigi me ei teadnud Jaakobi lastelaste nimesid, milleks peab Toora loendama neid kõikide detailidega. Midrashis on öeldud, et Toora loendab nimesid eesmärgiga vihjata, et 200 aastat pagendust ei sundinud neid vahetama oma nimesid. Need samad nimed, mis neil olid Egiptusesse tulekul, säilisid neil ka Egiptusest lahkumisel. Selle tõttu mainib Toora nende nimesid Egiptusesse tulekul, et õpetada meid, et need on samad nimed, millega neid on kutsutud ka hiljem Egiptusest lahkumise ajal. Kuid esmapilgul antud seletus ei ole piisav. Miks Toora peaks jutustama, millised nimed olid Iisraeli poegadel tulekul Egiptusesse, Ruuben, Simeon ja nii edasi, kuna vastavalt Midrashile see on tähtis ainult selle poolest, et nad ei muutnud oma nimesid. Sellest, et Toora jutustab ja need on Iisraeli poegade nimed ja ütleb, et nende nimed on olnud Ruuben, Simeon ja nii edasi, on arusaadav, et ka nimede loendamisel on olemas eriline eesmärk. Lisaks sellele, et nad ei muutnud oma nimesid, kuna Tooras on kõik täpne. Veel öeldakse Midrashis salmi kohta ja need on nimed, et Iisraeli pojad sarnanevad taevavägedele. Siin on öeldud ja need on nimed ja tähtede kohta on öeldud nimed, nagu on öeldud psalmides. Tema määrab tähtede arvu ja nimetab neid kõiki nimepidi. Samamoodi tegi Püha, olgu ta õnnistatud, kui Iisraeli pojad tulid Egiptusesse, määras neile arvu ja kuna nemad sarnanevad tähtedele, nimetas neid kõiki nimepidi. Selle kohta ütleb salm ja need on Iisraeli poegade nimed. See tähendab, et Püha, olgu ta õnnistatud, nimetas neid nimepidi, et rõhutada nende tähtsust. Kui Iisraeli pojad lähevad pagendusse, võivad nad Jumal hoidku seal kaduda. Selleks määrab Püha, olgu ta õnnistatud neile arvu ja nimetab neid nimepidi, et nad ei kaoks, kuna asi, mida on võimalik loendada, ei annuleeru ning asi, mida nimetatakse nimepidi, kunagi ei unune, kuna see on veel tähtsam kui asi, mida on võimalik loendada. Selline on unustatud saaki sheheha seadus. Kui peremees unustab saaki või vilju põldu, siis on tegemist unustatud asjaga, mis kuulub vaestele. Kuid kui unustatakse asja, millel on olemas eriline nimetus, nagu ütleb Mishnah, iga oliiv, millal põlus on nimi, ei ole sheheha. Teiste sõnadega, kuigi hetkel on tegemist asjadega, mida peremees unustas, ei kehti antud juhul samad reeglid nagu ülejäänud unustatud asjade puhul, mis kellegile ei kuulu ja mida vaesed saavad endale võtta, kuna tänu oma tähtsusele ei ole siin tegemist tõelise shehehaga ning tegelikult ei unusta seda peremees mitte kunagi. Sama kehtib ka pagenduse kohta. Väljaspoolt paistab see nagu sheheha Jumal hoidku, aga Sion ütleb, Isand on mu maha jätnud, Jumal on mu unustanud. Kuna Iisraeli pojad omavad tähtsust, kuna kõige kõrgem nimetas neid nimepidi, ei saa nad annuleeruda või muutuda peremehetuks. Jumal hoidku, kuna Püha, olgu ta õnnistatud, ei unusta neid mitte kunagi. Seega, kuigi alguses võrdleb Midrash Iisraeli poegi taeva väega, mille hulka kuuluvad ka päike ja kuu, lõpus ütleb Midrash, et Iisraeli pojad sarnanevad tähtedele, kuna taevaväel on tähtedel eelis võrreldes päike kuuga. Päike ja kuu kohta on öeldud, siis on kuul häbi ja päike häbeneb, kuid tähed on igavesed ning sama kehtib ka Iisraeli poegade kohta. Ühe salmi erinevad kommentaarid on seotud teineteisega.
Sama kehtib ka kahe mainitud Midrashi kohta. Tänu sellele, et kõige kõrgem nimetas Iisraeli poegi nimepidi, muutusid nad tähtsaks asjaks, mis ei annuleeru ning see iseenesest andis neile jõudu, et nad ei muutnud oma nimesid, et Egiptuse pagandus ei mõjutanud neid ja nad läksid Egiptusest välja samade nimedega, millega nad tulid sinna. Salm ja need on nimed vihjab veel ühele asjale, et õiglased sarnanevad oma loojale. Midrash ütleb, õelad eelnevad oma nimedele, nagu on öeldud, Koljat nimi, Nabal on ta nimi ja nii edasi. Kuid õiglastel nende nimi eelneb neile, nagu on öeldud, ja tema nimi on Kiis ja tema nimi on Saul ja nii edasi. Nad sarnanevad oma loojale, nagu on öeldud, aga oma nime Hawaii ei ole ma neile teatavaks teinud. Sellele vihjab ka salm ise. Kõigepealt on öeldud ja need on nimed ning peale seda on loendatud hõimud ise, Ruuben, Simeon ja nii edasi. Antud vihje on seotud kahe seletusega Midrashist, mis olid mainitud enne. Põhjus, miks Iisraeli pojad sarnanevad tähtedele ja ei muutnud oma nimesid, on kuna Iisraeli pojad on õiglased ja sarnanevad oma loojale. Paljudes kohtades hasiidilises õpetuses on seletatud, et jumalik valgus, mis tuleb alla, et elustada maailma, tuleb kõige kõrgema nimest, mis on ainult kiir ja peegeldus. Nagu on öeldud, neile on määratud kuninga nimi, mis tähendab, et riigile on määratud ainult kuninga nimi, kuna inimese nimi ei ole seotud tema olemusega ja on vajalik ainult selleks, et teine saaks temale nimepidi pöörduda. Kuid kõige kõrgem on püha ja eraldatud ja loomeid ei saa temaga mitte kuidagi võrrelda. Juudi hingete seose poolest olemusega on nad Jumala osa sõna otseses mõttes ja ühtegi maailma ei saa nendega võrrelda ning ükski loome ei oma arusaama juudi hingest. See, mis tuli kehasse, on ainult hinge peegeldus, kuna õiglased, mille all mõeldakse kõik juute, nagu on öeldud, ja sinu rahvas on kõik õiglased, sarnanevad oma loojale ja nagu looja on ainult peegeldus, mida tõmmatakse siia maailma, nii ka kehasse tõmmatakse ainult peegeldus hingest, kuna keha ei ole sobilik annum hinge olamuse hoidmiseks. Sellele vihjab salm ja need on Iisraeli poegade nimed, kes tulid Egiptusesse. Ainult nimed juudi hingete peegeldus tuli Egiptusesse, selle maailma piirangutesse ja pagandusse, kuid hinge olamus ei ole võimeline sattuda pagandusse ning kuna hing ei ole absoluutselt seotud pagendusega, annab ta ka hinge peegeldusele jõudu, et jumalikkuse peitmine ei saaks teda mõjutada ja et hing säiliks oma tervikust, isegi kui ta tuleb alla pagendusse. Nii nagu hinge olamus, mis on kõrgem kui allaminek kehasse, annab hinge peegeldusele jõudu, sama käib ka vastupidises suunas. Hinge peegelduse teenistus peale selle sisemist kehasse saavutab hinge olamuse tõusu. Hinge allamineku eesmärk on hinge tõus, mille saavutatakse selle allamineku tulemusel. On teada, et see ülesminek ei ole seotud ainult hinge peegeldusega, vaid ka hinge olamusega, mis asub üleval ja mis tõuseb sellisele tasemele, millele see omaette ilma hinge peegelduse teenistust ei saaks kunagi jõuda. Põhjuks, miks hinge peegeldus nimi võib saavutada ka hinge olamuse tõusu, on selles, et nimi puudutab olamust, kuigi see on ainult peegeldus. Nagu on näha, kui inimest kutsutakse nimepidi, tema reageerib sellele kogu oma olemusega. On teada, et üks viis äratada minestanud inimest, kui tema hinge avatud jõud ei toimi, on sosistada kõrvasse tema nimi, mille ta on saanud toore järgi ning tänu sellele äratakse hinge olamus, et see tuleks tagasi ja jätkaks keha elastamist. Kas selle poolest sarnanevad õiglased oma loojale tänu inimese teenistusele maailmas, kuigi seda teostatakse selles maailmas, kus särab ainult jumalikkuse peegeldus, tekitatakse sellega kõige kõrgemale hea meelt, nagu on öeldud, hea meel minu pale ees, et püha olgu ta õnnistatud ütleb. Hea meel on mulle ise endale, et Iisraeli pojad täitsid minu tahet. Teenistus all meie materiaalses maailmas seisneb keha, loomuliku hinge ja igaühe tema isikliku maailma osa puhastamises.
Inimene ei pea ainult mitte laskma kehal ja loomulikul hingel ennast mõjutada läbi tõkete ja peitmiste ning jõuga tegelema toora õppimisega ja käskude täitmisega, mille poolest kõik juudid on võrdsed. Teenistus seisneb selles, et puhastada ja muuta keha ja loomulikku hinge ja oma osa maailmas anumiks jumalikkuse jaoks ning selles on igaühel oma töö, kuna igaüks peab tegelema oma kehaga, loomuliku hingega ja maailma osaga. Selle tõttu rõhutab Toora Iisraeli poegade erinevaid nimesid, Ruuben, Simeon ja nii edasi. Juudi nimi viitab hinge kujule peale seda, kui see sidus ennast kehaga. Hingel endal pole nime, just läbi sidumise kehaga saab see endale nime. Kuna kehad erinevad üksteisest, siis igal inimesel on oma kuju ja oma nimi, mis samamoodi viiab iga inimese ainulaadsele teenistusele. Just läbi ja need on Iisraeli poegade nimed. Läbi iga juudi isikliku teenistuse oma keha, loomuliku hinge ja maailma osa puhastamisel saavutatakse eesmärk, kes olid Egiptusesse tulnud, tõus, mida saavutatakse allamineku tulemusena. Nüüd on võimalik aru saada, miks teise Toora raamatu nimeks on Shmot, kuna nimi tõepoolest väljendab selle raamatu sisu. Esimest Toora raamatut Bereshit nimetatakse sirgete raamatuks, kuna selles jutustatakse esiisadest, keda nimetatakse sirgeteks, kuna nende puhul ei kehtinud pagendus. Jaakob küll tuli Egiptusesse, kuid siis Egiptuse pagendus pole veel alanud. Seda enam Midrash jutustab, et kogu aeg, kui Joosep oli elus, ei tundnud Iisraeli pojad Egiptuse koorma, kuna esiisad olid kõrgem, et olla pagenduses. Ka Joosepi kohta on öeldud ja see on Jaakobi suguvõsa, Joosep, kuna Joosep jätkas ja avas Jaakobi teenistust. Ainult siis, kui Joosep suri, pandi nendele koorem, pagenduse koorem. Siis algas nende lastelastel teenistus ja need on Iisraeli poegade nimed. Allaminek, pagendusse ja teenistus, mis viis lahkumiseni Egiptusest. Selle tõttu nimi Shmot puudutab kogu teise raamatu sisu, kuna see viitab lastelaste teenistuse üldisele kujule, kuna nad olid pagenduses ning see kahel viisil. Ainult nimi, hingeolamuse peegeldus asub pagenduses ning hingeolamus, olles kõrgem, et olla pagenduses, annab jõudu hingeolamuse peegelduse teenistuseks. Ja teine, teenistus peab olema teostatud nimega, mis tähendab keha, loomuliku hinge ja maailmaosa puhastamist ja tõusmist kõrgemale tasemele, kuna tänu sellele saavutatakse lahkumine Egiptusest ja tõstetakse ka hingeolamus, kuni ehitatakse tempel ja hakan asuma nende seas, iga ühe sees. Nagu kõikides Toora lugudes on ka sellel olemas igavene juhis kõikidele põlvkonnadele, kus iganes nad ei asuks. Kõikidel eriti rasketel aegadel pagenduses peab inimene teadma, et ta ei tohi karta ja tal on keelatud ahastada, Jumal hoidku, kuna juudi hinge olamus kunagi ei asu pagenduses ning ükski peitmine teda ei mõjuta. Seda enam, hinge olamus annab inimesele, kes asub all, jõudu, et pagendus ei saaks teda mõjutada ja et ta saaks täita oma isiklikku tööd, mis on seotud tema kehaga, loomuliku hingega ja maailma osaga. Tööd, mis asub eriti kõrgel tasemel, mille kaudu saavutatakse ka hinge olamuse tõus sellise määrani, et saavutatakse ja hakkan asuma nende seas, kui saavutatakse täielik vabastus kohe varsti. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!